austatud seminaril osalejad, austatud Rooma klubi liikmed, tere Ivar! Ma natuke muutsin oma teemat, et algselt ma tahtsin rääkida puidust tulevikumaterjalist, aga siis ma vaatasin, et on nii palju juba puidust ja metsast rääkijaid, et need teemad ei hakkaks väga korduma ja kattuma, et siis ma mõtlesin, et võib-olla huvitav ongi haarata kärjal sarvist ja rääkida sellest biomajandusest endast. Ja kõigepealt siis räägiks sellest, et kas biomajandus on piisavalt oluline, et viimase 10-15 aasta jooksul on siis biomajandusega seonduvate strateegiate ja visioonide arv jõudsalt kasvanud. Ja biomajandusele omistatakse ka siis väga erinevaid eesmärke ja probleemide lahendamist, ehk siis eelkõige siis sotsiaalsed megatrendid, majanduskasv, läbi siis spetsialiseerumise ja ka maapiirkondade areng on siis kuni sinnamaani välja. Ja samas on jäänud nende eesmärkidega seonduvad poliitika kujundamise protsessid, strateegiatest ja debattidest siis teisejärguliseks. Nii et slaidi vahetus on natuke teistmoodi. Nii, siin on üks põnev teema, et kui me nüüd räägime biomajanduse arendamisest ja innovatsioonipoliitikast, et siin ma kasutasin siis professor Erki Koro abi, kes on siis just valitsemise ja siis ka innovatsioonipoliitikatega tegelev professor. Ja esimene küsimus on tegelikult see, et kas need roheleppe ambitsioonikad eesmärgid on võimalikud vanade protsesside ja rutiinide toel saavutada. Ja teine küsimus on siis see, et kuidas panna lauale arengu kesktee, ehk siis mitte teha radikaalset üleminekut siis fossiilse toorme kasutamisest siis rohkem biotoorme peale, ehk siis rohkem kasutada biotooret ja seda siis väärindada läbi siis kestlike protsesside, kestlikes toodeteks. Et ilmselt tuleks leida nutikas tee läbi ressursside väärindamise. Kui nüüd vaatate seda pilti, mille ma tegin Soomes siis sealse Saemeeste Liidu konverentsil just selle aasta veebruaris, kus Nordea poolt siis küsiti, et mida on vaja Soome majandusel teha, et seesama nii-öelda elatustase või siis heaolu säiliks. Et kas meil on vaja tõsta siis teha rohkem tööd, suuremat tootlikkust. Ja kui te vaatate, siis masinate investeeringud on 10 aasta jooksul sellel parempoolsel graafikul see punane joon ja all on siis roheline joon. Punane joon näitab seda, kui palju on siis protsessidesse Soomes investeeritud, protsessi innovatsioon ja ka siis elamehitusse. Ja roheline joon näitab nüüd, mis on Soomes juhtunud teadus-arenduskuludega. Ehk siis need on põhimõtteliselt 40% ja rohkem protsenti langenud seal ka. Ehk siis on mindud rohkem just selle tootlikkuse ja nii-öelda mahu kasvatamise teed. Et kui turg on olemas, siis tuleb tegutseda. Nüüd biomajanduse seos siis Euroopa uue programmiga, kus on siis Horizon Europe 2018 aastal, siis siin te näete sellist teadlastele väga meeldivat keerulist skeemi, mis aga püüab siis lihtsalt ära seletada, et kõik asjad on omavahel seotud ja ka kestlik areng on tegelikult biomajandusega seotud. Nii et nii bioloogiline mitmekesisus, energeetika kui ka siis kestliku tootmise prioriteedid on siis seotud ökosüsteemi teenustega ja sellega, et inimene tunneb ennast hästi ja on terve ja saab nii-öelda elust täit rõõmu tunda. Lisaks sellele, et ta peab siis palju tööd tegema ja toa soojaks saama. Nüüd ma räägiksin siis lühidalt meie biomajanduse projektist, mis on nüüd alates 2018 aastast kestnud 3 aastat. Koroonapausi tõttu me ei saanud kõiki selliseid plaanitud uuringuid siis fookusgruppides teha, nii et me natuke pikendasime projekti, siis 2021 aastal lõpeb. Ja siin on lühidalt ära näidatud siis kõik need väärtusahelad, millega me tegeleme ja eesmärk on siis lisandväärtuse kasvatamise Eesti biomajanduses ja selle
sektorites ja biomajanduse ressursid on siis toit ja sööt, tselluloosi, paberi ja puittooted, puitehitus, tekstiilrõivad, vähesemal määral biomaterjalid, kemikaalid, farmaatsia, plasttooted, kütused, energia ja lõpuks ka siis ökosüsteemi teenused. Ja laias laastus esimeses etapis me kaardistasime biomajanduse nii väärtusahela kui ka siis ressursid ja laiendasime siis seda uuringut siis konteksti peale, et mis seisus on Eesti biomajandus võrreldes siis teiste riikidega. Ja edasi tulevad siis arengustsenaariumid, ressursside prognoos, milline on siis pikk ja keskpikk arengu printsiip. Ja sealt siis järgnevad ärimudelid, 3 valitud valdkonnas energeetika, biomaterjalid, kemikaalid ja ka siis riigipoolsed meetmed ja poliitikasoovitused. Ja lühidalt põllumajandus, metsandus, kalandus ja vesiviljelus on siis põhilised biomassi tarnivad sektorid. Ja siis on meil biomassi töötlevad sektorid, mis on siis toidu- söödatööstus, paberitööstus, puidutööstus, mööbli- ja nahatööstus. Ja siis on osaliselt biomassil baseeruvad sektorid nagu tekstiil, keemia, ravimtööstus, kummi-plastitööstus, mööblitööstus ja energiatootmine. Ja biomajanduse konteksti analüüsis küsisime siis selliseid küsimusi, et kas selline väärtusahela areng on suunatud siis ressursside parimale ärakasutamisele ja milline on Eesti biomajanduse innovatsioonisüsteemi kontekst, tugevused, nõrkused, piirangud, dilemmad ja välised mõjud. Ja töötlevas tööstuses eelkõige on siis tugevad ja nõrgad töötlemisvaldkonnad, kõrge ja madala lisandväärtusega valdkonnad ja ka bioressursi ristkasutus ja väärtusahelate areng. Ja kui nüüd kiiresti võrrelda Eestit Soome ja Rootsiga, siis me näeme tegelikult, et me oleme sarnaselt Soome ja Rootsiga tegelikult väga metsapõhise biomajandusega, ehk siis metsanduse osakaal on kindlasti oluliselt suurem, kui on põllumajandus, ehk siis metsandus ja metsatööstus kokku ligi 50% ja põllumajandus siis 21%, toidutööstus kuskil 24% ringis. Mida on vähe ja mis on puudu, on siis biokütused. Et võib-olla nende arendamine sellisel kujul, sellises mahus, nagu ta toimub Rootsis, Soomes, on Eestis ja kindlasti keemiatooted, siis biokeemiatooted. Et seda skeemi võiks seletada väga pikalt, aga selle mõte on siis selline, et me toodame näiteks taimekasvatuses, loomakasvatuses biomassi ressursi, millest me väga suure osa siis ekspordime. Nagu näete, 4,2 miljonit tonni läheb loomasöödaks ja me siis kasutame inimtarbimises ära ja ka ekspordime nii liha kui ka siis piimatoodangut ja näiteks piimatoodangust 1/3 me saadame Leetu, sest meil endal puudub võimekus seda piisavalt väärindada. Ja teraviljaga on ka niimoodi, et palju suurem kogus meie odrast jõuab näiteks Saudi Araabia kaameliteni ja nemad saavad kenasti söönuks. Ja siis me ostame ise tegelikult seda teravilja jälle sisse, et odavat toitu ostame sisse ja enda toorme siis püüame seal börsil võimalikult kallilt maha müüa. Ja eripära on nüüd see, et teraviljaga ei juhtu säilitamisel midagi, et ta võib seal salves olla 1 aasta, 2 aastat, 3 aastat ja 5 aastat, sõltuvalt sellest, kuidas turul hind tõuseb või langeb. Puiduga päris kahjuks nii ei saa. Ja me tegime kaardistamise ära ka siis eurodes, kui palju siis biomassi toodang ja tarneahel peamise toodangu lõikes siis meile raha sisse toob. Ja tegelikult ekspordis ongi näha, et toiduainetööstus ja toidu ja söödatooted tegelikult siis on circa 150 miljonit, eks ole, kus on siis liha ja siis piimatoodete eksport. Ja samas inimtarbimises on meil kuskil 300 miljonit eurot piimatooted ja samamoodi siis lihatooted kuskil seal 230 miljoni juures. Nii et need pood näitavad päris huvitavad, mis toimub. Teine eesmärk oli teada saada, kui palju on jääke ja kaassaadusi. Kui me nüüd puitu vaatame, siis puidu teema ma tahtsin võrrelda Soomega. Et me oleme tegelikult väga tublid olnud ja toodame nii biomaterjale kui ka siis
soojust ja energiat ehk siis bioenergiat, ümarpuidu tootmine, võib-olla on see, kus me peaksime tõsisemalt mõtlema, et oleks võimalik seda siis paremini väärindada tulevikus. Aga kui nüüd võrrelda, siis 5 korda rohkem toodab siis Soomemist puitset biomassi, siin on siis puivaine baasil, ja 3,5 korda rohkem meie näiteks toodame pelleteid ja soomlased toodavad siis meist 7,8 korda, ligi 8 korda rohkem puittooteid ja ligi siis 35 korda rohkem siis keemilist tselluloosi ja paberitooteid. Nii. Ja, aeg seda läbi. Siit on tegelikult näha need kohad, kus me saame siis seda puitset massi rohkem väärindada. Elektrienergeetikas tahan nüüd ühele asjale tähelepanu juhendada, et kodumajapidamised on meil üks põhilisi lõpptarbijaid puitkütustel. Ja siin osas on üsna keeruline suuremat muutust esile kutsuda. Nii et väärindamata ja väärindatud puitkütuste võrdluses, kui me suudame puitu väärindada kütusena ja teenida sellest rohkem raha, siis tegelikult majanduse mõttes oleme me tublid olnud. Küll aga tuleb siis kaaluda, et kas on ka teisi lahendusi ja teisi võimalusi puidu siis energiakasutuse kõrval. Ja kiire pilk siia, mis toimub siis, tahtsin tegelikult rääkida innovatsioonist ja sellest, et biomajandusinnovatsiooni käitumine tegelikult oli Tartu Ülikooli siis majandusteadlaste poolt uurimise all ja kuhu töötlev tööstus, sealhulgas siis puit- ja mööblitööstus investeerib vähe, on tooteuuendused ehk siis tootedisain ja kõik see, mis toob siis kaasa suurema lisandväärtuse ehk siis 1 kilo, 1 ühik toodet maksaks oluliselt rohkem. Toidu ja sööda, tähendab toidu- ja joogitööstus on tegelikult siin kõige parem näide, kus on võrdselt nii protsessid kui ka siis tooteuuendused. Ja nendel on paratamatu, et nad peavad uusi tooteid lansseerima päris tihti. Tõsisem probleem on selles, et 10 aastaga on toimunud tegelikult, kui me nüüd mõtleme sellele, et neid elurikkuse ja siis roheleppe poolt siis seatud üllaid suuri eesmärke muutuda ka siis süsinikuvabaks majanduseks 2050, et me tahame neid täita, aga meil ei ole piisavalt teadus-arendustöötajaid ettevõtetes. Ja nende arv on tegelikult siis 10 aastaga drastiliselt langenud nii täielikult biobaasil kui ka siis osaliselt biobaasil tegutsevates ettevõtetes. Ja kui te siin neid tükke vaatate, siis ettevõtte sisesed ja ettevõtte välised teadus-arenduskulutused kahjuks näitavad puidusektorile, mööblitööstussektorile, ka põllumajandussektorile nullnumbrid 2017 aastal. Nii et energia ja keemia ja ravimid ja toiduainetööstus on need, mis arenevad üsna kiiresti ja investeerivad teadus-arendustegevusse oluliselt rohkem. Kindlasti olukord on viimastel aastatel paranenud ja paraneb lähitulevikus, loodan veelgi. Aga see on nagu see oluline nõrkus ja kui me nüüd võrdleme aastaid, siis kõige rohkem on toiduainetööstus arenenud teadus-arendustegevuste kulutuste osas, ehk siis nemad investeerivad läbi aastate kõige rohkem. Võrdleme ennast teiste riikidega, siis Sloveenia arendab üsna palju keemiatööstust, keemiatooteid. Kõige tõsisema kasvu on teinud Poola, ka keemiatooted ja ka mööblitooted. Rootsi, Soome samuti siis keemiatooted, ehk siis kõrgem astme väärindamine. Rootsi on olnud üldine liider teadus-arendustegevuses, teadus-arendus- ja innovatsioonitegevused siis ettevõtetes. Poola on olnud kiire tõusja, peaaegu siis 2 miljardilt 6 miljardini ja Eesti ja Sloveenia on siis sellises võrdluses, kus Sloveenia teeb kogu aeg 2 korda rohkem kui Eesti. Nii et Sloveenia võiks olla selline riik, kellega me võiksime ennast võrrelda.
kokkuvõtte, et teadus- ja innovatsioonivõimekuse arendusse tuleks siis hakata süsteemselt rohkem panustama. Et meil oleks tulevikus võimekus siis uusi tehnoloogiaid, uusi protsesse juurutada ja ka siis säästlikumalt toota. Ja senised meetmed, mis on siis tehtud läbi siis tehnoloogia arenduskeskuste, ETAG-i nutikas meede, innovatsiooniklastrid, kõik need on tegelikult aidanud, aga nad ei ole toonud kaasa piisavat kasvu, et ettevõtte tahaks endale palgata teadus-arendusspetsialiste ja tegeleda selle poolega, mis on siis tulevikuturud ja tulevikutulu. Nii et need oleksid sellised nõrkused, mida tulevikus tuleks siis barjäärina käsitleda ja innovatsioonipõhiste sektorite arendamisel ja ärimudelite rakendamisel siis kitsaskohana ületada. Ja üks oluline küsimus on, et kas tuleks rajada biorafineerimistehase või mitte. Siin on siis hästi näha, kuidas ülikool, tööstus, valitsus, kõik teevad kenasti klastris sektoris koostööd, energia ja kütused, uued tooted, uued pooltooted. Sellele klasterdusele tekiks kindlasti ümber palju uusi ettevõtteid, kes siis kasutaksid vahepealseid madalama väärtusega tooteid, et nendest siis teha peenkeemia tooteid ja farmaatsia tooteid näiteks edasi. Ja võib-olla lihtne näide ühest sellisest fookusteemast, mida me oleme arutanud, et nii toidus, söödas kui ka siis puidus võiks biomassi lahutamine komponentideks, nii piima lahutamine komponentideks kui ka siis tulevikus võib-olla teravilja lahutamine komponentideks, et siis saada tselluloosi, ligniini, hemitselluloosi ja 5 või 6 süsinikuga suhkruid ja väärindada neid siis vaatega tagantpoolt ettepoole, ehk siis mis on see asendusefekt, millist toodet me asendama hakkame. Ja sealt edasi võib-olla tulevad uued tooted, mis siis pakuvad meile nii-öelda uusi võimalusi. Ja siin on ka küsimus, et kas me oleme nõus sellega, et uued asendusefektiga tooted ei ole näiteks nii pika kestlikkuse või tööeaga, et kuluvad rutem ja vananevad rutem, aga nende nii-öelda käitlemine või siis kaskaadkasutus, et siis puittoodetes teha pakendeid näiteks, et see on keskkonnasõbralikum protsess. See nüüd on hästi hea skeem, selle peale võiks veeta kohe pika aja, aga idee on ülevalt alla liikudes, et siin süsiniku teemadest oli palju juttu. Et praegu investeeritakse nendesse tehnoloogiatesse, et õhusse süsinik ja heitmed kinni püüda, süsinikdioksiidist hakata siis gaasfermentatsiooni ja erinevate siis protsesside näol tootma siis monomeere, kemikaale ja kui te vaatate siis sinna joone alumisse otsa, siis seal on ühel pool on toote väärtuse kasv ja teisel pool on siis toote mahu kasv. Ehk siis põhikemikaalid ja peenkemikaalid mahu kasvu peale ja farmaatsiatooted ja siis väga spetsiifilised kallid keemiatooted siis rohkem ikkagi toote väärtuse suunas kasvama. Ja ülevalt on siis loetletud kõik jäätmed nii metsandusest, nii metsa ülestöötamisel, põllumajanduses kui ka siis lignotselluloosest biomassist ja ka siis saagi korjamisest tulevad jäägid. Üks selline väike idee, mida on juba ka rakendatud, ehk siis kalasööda tootmine, kas siis saetolmust. Täna toodetakse kuusekasvudest kalasööta näiteks Norras. Ja puidu väärindamine versus energiakasutus, et kui puidu bilanss nii-öelda läbi ekseldada, siis sealt tuleb välja, et 15 miljonit kuupmeetrit materjali, kui me võtame circa seal 12+3, ehk siis mida me ise raiume ja 3 miljonit, mis me impordime, et siis sellest 7,5 miljonit justkui on kütust osakaal. Samas on see võimaldanud meil taastuvenergia eesmärke saavutada ja on tegelikult olnud positiivse mõjuga ja kui me nüüd vaatame, et siia on ka juba tegelikult nii-öelda ringmajandus sisse võetud, ehk siis puidutööstuses tekivad jäätmed, nende nii-öelda taaskasutus, energiakasutus, mitte taaskasutus, aga energiakasutus antud juhul ja siis kallimate, keerulisemate toodete tootmine, mis on siis puitbrikett, puidugraanulid. Kas lõpetame? Ja. Ja põhimõtteliselt selle slaidi ma tahtsin veel ära näidata, et puiduga me ei lahenda näiteks ja ka kõigi nende muude jääkidega me ei lahenda transpordikütuste vajadust.
et ükskõik kuidas me ka ei pingutaks ja kõiki jääke igalt poolt kokku ei koguks, et kogu Eesti vajadust me sellega paraku katta ei suuda. Raportid saate siis selliselt leheküljelt, kahjuks on vana ja uue ülikooli lehe ei ole veel kooskõlas, aga vanalt ülikooli lehelt on siis sellised aruanded kättesaadavad ja lõpetuseks põhimõtteliselt oleks meil vaja siis sektori üleseid, mitte ainult riik, akadeemia, tööstus, vaid ka ühiskondlike rühmade vahel kokkuleppeid, mis siis võimaldaks muuta tarbijate hoiakuid ja ka siis sellest lähtuvalt saaksime siis prioriteetsetest suundadest teha poliitikat kujundamise abil siis tarbija käitumist, ettevõtete käitumist mõjutavaid otsuseid. Aitäh!